Aga siis tere kõigile. Mina olen siis Eeva Tuusis. Täna siis mitmes ametis. Üks on siis MES-i taimekasvatuse konsulent väiksel määral ja põhitöökohana siis Sänne Põllumees OÜ agronoom. Hakkab siis 10. hooaeg. Miks ma siis räägin nagu just seemnekasvatuse praktilisest poolest on see, et Sänne Põllumees ise siis oleme tegutsenud 19 hooaega. Tänaseks külvipinda 1000+ hektarit. Ütleme, ongi vist külvi all täpselt 1100. Pluss siis muud maad. Teraviljaraks. Loomakasvatust ei ole. 1/3 teravilja pinnast on seemnekasvatuse all. Alaliselt 4 töötajat ja siis piirkond, kus me asume, on Antsla, Rõuge ja Valga valla pindadel. Meie siis seemnekasvatuse kogemus, seemnekasvatajad alates 2013. aastast. Meie siis ei müü ise seemet, oleme kasvatanud seemet Baltic Agrole algusest peale ja selle ajaga on siis toodetud minu andmetel 4276,8 tonni seemet. See on circa 158 partiid. Seemnetest oleme siis kasvatanud suviotre, suvinisu ja hernest. Sellel aastal on maas ka siis esimene talinisu seemnepõllu partii paljundus. Millest siis alustada? Ma proovisin läheneda asjale tegelikult ikkagi väga sellest, et kui mina alustasin, siis sellised mõtted esimesed ma sain Olustarast, ja kindlasti seemnekasvatus on üks võimalus siis väärindada oma toodet, saada lihtsalt hektari kohta rohkem kasu. Aga selleks, et üldse see õnnestuks, siis hakka sellest pihta, et mida sa paljundada soovid, saad ja oskad. Ma siin on kokkuvõtted, aga pärast ma räägin ka samm-sammult. Siis on niimoodi, et kas sa soovid kasvatada ainult endale sertifitseeritud seemet või sa soovid müüa. Müügi koha pealt ma nõuanded ei jaga, sellepärast, et minu jaoks on väga lihtne see, et minul on seemne müüja olemas. Mina kasvatan temale seemet. Ma ei pea tegelema seemne müügiga. Meil ei pea olema eraldi inimest sellega. See tähendab seda, et keegi peaks sellega tegelema, reklaamima ja seemne müügiga siis peab olema luba, see on vastavalt sordile, et kas sa saad seda esindada. Aga meil sellist kokkulepet ei ole, et sellest ma ka siis rääkida ei saa, seda kogemust mul lihtsalt ei ole. Ja väga hea on see, et mina teen seemne valmis ja Baltic Agro siis müüb selle maha. Selles suhtes on minu jaoks nagu lihtne. Siis ennem, kui see esimene seeme saab maha külvatud, siis selle ettekande lõpuks peaks nagu selge olema, et milliseid investeeringuid sa vajad, et hakata üldse seemet tootma. Ja siis on küsimus, et kas see on siis sinu ettevõttes mõttekas või mitte, et seal hakkab kindlasti see maht ka mängima. Siis järgmiseks ongi need etapid, mille me läbi käime, et tagada seemne puhtus, et mis asi, see ongi selline tootmisskeem nagu algusest lõpuni kõik need etapid, et kuidas on võimalik siis vältida ristsaastumist näiteks ja seemnekasvatus õnnestuks. Siis tööd kasvuperioodil väga oluline on seemnekasvatuses, et see taim peab püsti jääma. Sellepärast, et kui ta juba lamandub, see seemne kvaliteet on halb, ta võib niiskel hooajal minna peas kasvama. Neid probleeme tuleb siin kohe juurde. Ja kindlasti me räägime probleemsetest umbrohtudest. Lõikus, õigeaegne lõik. See on nagu, see tähendab seda, et paigas peab olema koristuskonveier. Et me saaksime seemnepõldu minna õigeaegselt, sellepärast taaskord vale lõikus, hiline lõikus tähendab seemne kvaliteedi langust. Kuivatus. Kindlasti ära märkida, et seemne kuivatus on nagu toiduvilja kuivatus madalamatel temperatuuridel
ja kuivatuse puhul siis, et kuidas ka kuivati puhtust tagada, aga sellest me räägime. Ja ladustamine, kui me räägime seemneviljast, siis kuidas sa ladustad seemne ennem sertifitseerimise ajal ja pärast puhituna, et need on, puhituna peab selleks olema eraldi ladu või ütleme niimoodi, et see tuleks nagu läbi mõelda. Aga lähme nii-öelda spetsiifilisemaks. Esimene ongi, et kuidas valida kultuuri. Ma olen nagu enda jaoks selgeks mõelnud ja teinud, et see kultuur peab olema väga suur, nii-öelda ikkagi päris suures osakaalus meie külvikorra osa, et see on selline kultuur, mida me ka ise kasvatame. See võiks olla ka selline sort või sellise kasvuajaga sort, mida te ise ka muidu kasvatate ja siis nagu ma enne mainisin, kuidas see sobib nagu koristuskonveierisse. Väga hea oleks, kui seemnepõllud või seemnepõldude koristamine oleks pigem esimeste hulgas, et see ilmastikurisk sealt natukene oleks maandatud, aga me peame kasvatama erinevaid kultuure, see tähendab, see ei saa olla ainukene valiku põhjus, aga siiski, et see külvikord ja see kultuur, mida te kasvatate, mina alustasin suviodraga, oli meil ikkagi väga suures osas külvikorras, nii-öelda viljavahelduses ja see kõige lihtsam kasvatada selle koha pealt, et ja kasvuaja poolest ka just selline, mida te siis kasvatate, kas te kasvatate varajast, hilist, keskvalmivat või on see mingi teine kultuur, näiteks suvinisu. Ma arvan, et suvinisu osakaal on kindlasti väiksem, talinisu, et see oleks see oluline asi. Seega hakkame külvikorrast pihta. Külvikorral on veel teine asi. Ma slaidide lõpus on näidatud ka dokumendid, millega tutvuda, aga kindlasti on eelviljanõuded vastavalt seemnekategooriatele, et kui palju peab aastaid olema vahet ennem, kui sa saad sama kultuuri uuesti kasvatada. Et esiteks see aastate arv, teiseks eelvili. Ja ma tasapisi räägin ka neid kogemusi, aga ütleme niimoodi, et väga raske on välja saada, kui agrotehnoloogiliselt ka ei ole tehtud vajalikud tööd, nagu siit pildi pealtki on näha. See on talinisu põllus suviodra varis. Ta küll võib minna talvega välja, aga ja üldjuhul selle suviodraga saab välja, et õigeaegselt tehtud tõrjed ja asjadega, aga sellist asja, kui te ostate kõrgepartiilise seemne ja maha külvate, siis ärge seda endale sisse kirjutage, pigem on külvikord paika, et sellist asja nagu ei tekiks. Et see konkreetne ei ole küll seemnepõld, aga see on probleem, mis on põllus. Või teine asi, me lahendame selle siis agrotehnoloogiliste võtetega, et tänaseks kuna neid kogemusi juba on, siis seemnepõllud nüüd on ikkagi väga suures osas nagu küntud. Siis kui meil esinevad probleemsed kultuurid külvikorras, ma räägin just taliodrast ja talirukkist, sellepärast, et neid ei ole võimalik välja saada põldudelt. Jah, et nisust öeldakse küll, et võimalik oleks teatud preparaatidega, aga nad ei ole 100% kindlad ja see on kummaline, et see talioder on ikkagi, kui sa oled aastaid tagasi seda kasvatanud, ta tuleb ja ta rikub selle seemne ära, et kui te mõtlete nagu tõesti suuremas osas seemne kasvatusala, siis on küsimus nendes kaheks kultuuris ja kui te kasvatate neid, siis on küsimus, et kas äkki teha seemnepõldudele eraldi külvikord ja nendele neid kultuure sisaldavatele põldudele eraldi külvikord, et näiteks teil on 2 külvikorda ettevõttes, et see on võimalik, kuidas siis neid nagu väljas hoida, aga talioder ja talirukis on sellised asjad, mida meie oma ettevõtte põldudel ei kasvata. Ühel aastal kasvatanud taliotra 2 põllul ja see oli 2017 ja teda tuleb sealt ikkagi, et nendelt põldudelt ei ole nagu see. Loodame, et kuidagi teistmoodi nagu teistele põldudele ei jõua,
et seda küll vähe seal alles, aga teda ikkagi need üksikud taimed sinna kuskile tehnoradadesse ilmuvad. Milline on siis seemnepõldude agrotehnoloogia? Kahjuks oma kogemustest võin öelda, et hästi tihe või korralik kõrjekoorimine ja randaal ei välista veel seda, et eelkultuur muutub umbrohuks seemnepõllus. Et siis oleks väga hea selline eelkultuur, mida on võimalik preparaatidega välja võtta. Väga hea eelkultuur on raps, taliraps, hernes, uba, et neid on võimalik, nad ei jää umbrohuks, et neid on võimalik tõrjuda, kui me räägime teraviljakasvatusest. Aga teravili teraviljale järgnevus, see on keeruline, siis peab lihtsalt mõtlema, mis see on. Talinisule järgi kasvatada näiteks suviotra. Talinisu puhul siis kindlasti oleks hea sinna see künd vahele teha, kõrjekoorimised, kõik sellised asjad. Aga suur tõenäosus on lihtsalt, et kevadel, kui te veel liigutate seda mulda, siis on võimalik, et ta ei tule sinna välja, aga künd on kõige parem lahendus. Ja valida on ju, et me ei pea tegema sügavkündi, on ka väiksema hõlmalised adrad, et see on nagu selline mõttekoht. Aga see on minu kogemus, et kindlasti on inimesi, kellel on ka teised kogemused. Aga ära alahinda puhtimist ja taimekaitset. Miks ma saan sellest rääkida, näiteks puhtimisest on muidugi need, kes alustavad, nemad saavad seemne juba puhitud üldjuhul. Ja nii nagu ta on puhitud, nii ta on puhitud, siis aga on nagu näha, näiteks kui me räägime lendnõgi, see on ainult puhtimisega välditav niimoodi ja muidugi Piia vist teab ka rääkida seda, et on haigused, mida vaadatakse ka seemnetelt, erinevad haigused vastavalt aastatele, kus on siis probleemsed. Aga konkreetne pilt ja konkreetne põld ei läinud tunnustamisele. See lihtsalt, selle osakaal, seal oli lihtsalt ka eelvili see, mis on, aga see tundus, et see osakaal oli päris suur ja nagu lendnõgi on selline asi, mis läheb edasi seemnega ja sellepärast on oluline puhtimine. Taimekaitse. Tundke, kui te teete valikut, siis on oluline tunda seda sorti, mida te külvate. Näiteks siin on odra peal jahukaste. Varased odrad on jahukaste õrnad. See jahukaste iseenesest ei tundu nagu muul juhul nii palju ohtlik, siis kui ta jõuab vähikule, siis seemne kvaliteet halveneb, kohe idanevus halveneb, seeme jääb ka kõlujaks. Et see tähendab seda, et ei pruugi saada üldse seemet. Siis on ka pähikuhaigused. Kuna oleme ka kasvatanud suvinisu või senimaani kasvatanud suvinisu, siis suvinisu on üks selliseid riskantsemaid just kuna hilisem koristus niiskel ajal. Suvinisule olen proovinud ajastada pähikukaitset, sellepärast et pusarioosid on need, mis kummitavad või kimbutavad seda taime ja teiseks on kindlasti suvinisu puhul õige koristusaeg on veel olulisem, see peas kasvama minek, et on aastaid, kus suvinisu partiid ei lähe läbi, et üksikud lähevad ja sealt edasi ei lähe, lihtsalt seda idanust ei ole. Siis probleemsed umbrohud, kõrjelised eelviljad, vale agrotehnoloogia. Need pildid ei ole küll seemnepõldudelt, aga need on just ka alumine on täiesti enda põllult. Arvasin, et see ristikupõld, mis oli aastaid on pikaajaline põld, et eelviljaks talinisule, et ei ole probleemi. Aga oli ikka küll, ta oli siis ristikupõld segus kõrjelistega. Ja sellisel juhul on kindlasti kõrjeliste tõrje nagu väga-väga oluline, et kui see on küntud põld, me räägime hetkel küntud põllust, et see osa oli nagu tehtud, aga selline 100% sisse kirjutatud
kõrelist tõrje, kus vähegi, kui teil on külvi korras vahelduvate rohumaadega, siis seda peenseemet on seal ja seda tuleb, ja seemnepõllu puhul on, et te seda ise ka edasi ei levitaks, isegi kui te teete ootseemet, et see oleks nagu vajalik. Probleemsetest umbrohtudest. Siin ei tule kõne alla selline teema, et valikuliselt teha tuulekaeratõrjet. Kui teil on kuskil põldudel, siis teadke, kus teil on need põllud 100% teha, võimalusel mitte siis kasvatada seemnevilja sealt ja selline järjepidev tegemine ja selle probleemiga võitlemine, ja see ka endale taaskord me küll kasvatame ka sertifitseeritud seemet, aga ka oma seemne kontrollimine on samamoodi see oluline osa, et mis kvaliteediga seal on ja mis umbrohtudest räägime. Enda põldudel on ka risttõieliste umbrohtude probleem ja nad on küll tõrjutavad, aga ikkagi on olukordi, kui on ebanormaalsed nii-öelda ilmastikutingimused, kus ta juhtub saama seemne osaks, et puhasti ei võta teda välja, et põldteigas iseenesest herbitsiidiga tõrjutav teravilja seest, aga ohtliku ebanormaalsetes ilmastikutingimustes võib toimuda teine tärkamine ja ta on ikkagi koristuse ajal, isegi põllust ei pruugi näha seda probleemi, aga ta võib olla seemneks, et ka see on oluline, et selline umbrohtumuse jälgimine põldudelt. Siis selle jaoks on ka põldtunnustajad. Põldtunnustamine on sisseostatav teenus, võib ka ise teha omanda vastava tunnistuse, aga ma soovitan iseenesest, et jah, kui on väga suur ettevõte, see on väga hea võimalus ka natukene kulusid kokku hoida, aga see on ka kontroll, et keegi kontrollib, et see põld on okei, et see seeme nagu saab okei. Et ma kindlasti, meie ostame sisse teenuse ja mul on nagu hea meel, et ma ise ei pea suvel aega vaeva nägema niimoodi oma põldu läbi käies ja samas on see, et võib-olla ma ei ütle, et ma hakkaksin nurkasid lõikama, aga hea on, kui keegi teine seda teeb. Ja see on teile endale tegelikult ka informatsiooniks, et kui on seal probleeme, siis järgmine samm on ikkagi see, et ei korista seda seemneks, vaid see põld taagitakse ja see läheb kas toidu või siis söödaviljaks. Oleneb, mis siis see probleem on. Ja siinsamas tuleb välja, et umbrohtude puhul on ka see agrotehnoloogia, et mõelge, kuidas siis on võimalik ja kuidas see järjestus, kultuuride järjestus oleks, et need erinevad umbrohud ei saaks nagu probleemiks või eelvili ei saaks probleemiks. Et see on nagu selline väga võtmeküsimus seemnekasvatuses. Ja kui on probleemsed umbrohud, siis võimalusel ka äkki samamoodi nagu tekib talioder võib umbrohuks tekkida, siis on ka tuulekaeraga, et siis hoida võib-olla 2 külvi korda, et ühed on seemnepõllud ja teised siis on need, kus te kasvatate muid kultuure ja mitte seemnepõlde. Lõikusaeg. Väga siis oluline ongi see õigeaegne lõikus, et pange paika koristuskonveier, kuna on seemnepõldude koristamine, siis teil peab olema väga selge pilt, mis partiid või mis kultuurid teil, kus on, mis on seemnepõllud, sordid, see eraldi koristamine, kõikide nende vahel on see kõikide masinate puhastamine, kuidas see seeme liigub siis põllult kuni kuivatisse ja kuni selle ladustamise pinnale, et kui sordivahetus toimub, siis on nagu, see ei ole ainult see kombain puhtaks, järgmine on kõik need vedavad masinad, seal on nagu need vahed, kaitserauad, numbrilauad, kõik sellised asjad vastuvõtul, kõik need seinanurgad, uksenurgad, kõik sellised teemad, et see on see asi, mida siis tuleb meestele selgeks teha, et need tuleb nagu siis, sellepärast piisab, kui üks masin seal vahel on mitte puhastanud ennast
ja kui te veel alustate sellega, et paljundategi ainult 2-3 partiid, siis see 2-3 partiid suure tõenäosusega võib välja minna, kui need elevaatorid ja kõik ei ole nagu puhtaks tehtud. Põldude lahti lõikamine ikkagi on oma kogemusest ka näen, et millegipärast on need põllunurgad ja põllu keeramise kohad, kus siis võib esineda eelmist kultuuri või mingit probleemi, siis esimesed 2 ringi võiks lõigata lahti, mis läheb siis sööda või toiduviljaks. Seda sama vilja te saate kasutada selliseks mehaaniliseks, kuivati mehaaniliseks puhastamiseks, et see läheb eraldi. See te lasetegi juba selle kogu kupatuse kuivatist läbi selle esimese kuivati täiega, et see puhastab omakorda kuivatit. Kasutatakse ka hernest, et lastakse see üks kuivatitäis hernest lihtsalt vastuvõtust kuni väljalaskeni kuivatist läbi, igalt poolt võimalikult läbi, et see aitab nagu puhastada eelviljast kuivatit. Kõik sellised etapid on nagu oluline läbi teha. Kuidas aru saada, et kus on toimunud ristsaastumine. Kui te järgmine aasta külvate kas oma seemet ja põllul on üksikud kultuurtaimed, kui nad on üle põllu ühtlaselt üksikud taimed, siis on küsimus ongi, et kui nad on külvireas, siis on see tulnud seemnega, kui nad on külvirea vahel, siis on see tulnud arvatavasti see, mis on eelvili olnud, et te tunnete ka selle ära. Väga korralik kogemus oli arvatavasti mitte seemnepartii oli puhas, aga mingil hetkel kuivatist välja lastes saastus see üks seemnepartii odraga. Kas see oli sellel teel kuivatist puhtimisse või kuskil puhtimisseadme juures, igatahes see põld, see on küll võib-olla väike põld, 20 hektarit, aga seda ei saa tunnustada ja sa ei jõua seda ka läbi korjata, et see on nagu see puhtuse hoidmine punktist A punkti B on see, mis nagu tuleb täiesti nagu välja kirjutada kõik need sammud ja need tuleb ka meestele siis nagu selgeks teha. Siis kui me jõuame selleni, et see vili on kuivatatud, see nagu eelpoolt mainisin, et seemnevilja kuivatamine on nagu toiduvilja kuivatamine madalatel temperatuuridel, et kindlasti kui te hakkate seda tegema, siis lihtsalt uuridagi, kuidas mõni seemnekasvataja teeb, ma arvan, et selle kõne nad võtavad vastu ja räägivad nendest temperatuuridest ja asjadest. Aga järgmiseks ongi see seemnepartiide puhastamine ja sertifitseerimine. Kas sul on olemas vajalikud seadmed? Eelpuhasti ennem kuivatisse laskmise nii-öelda eelsorteer on väga hea. See tagab selle, et kuivatisse läheb juba sul puhtam vili, et sul ei ole mõtet seda prahti selle kuivatada. Kindlasti me võime ka minna sammu tagasi. Koristuskvaliteet või lõikuskvaliteet, et seadistage ja nähke vaevaga kombainide seadistamisega, mida puhtamalt see vili sealt põllud teile ja kuivatisse tuleb, kõik vili tegelikult, et see on nagu oluline, aga järgmiseks ongi, et lisaks sellele, et on eelpuhastist läbi käinud veel sorteeris, siis on oluline ka lihtsalt see õige seemnevilja puhastamine ja näha vaeva sellega, et see tagabki selle, et see partii nagu õnnestuks ja see oleks siis õige kvaliteediga, et see seemne puhtuse kvaliteet tegelikult me räägime sordipuhtusest ja siis ka eks sakuametnikud teevad täpsemalt, et seal nagu see 99% puhtus peab olema ja taimeosade puhtust, siis on ka veel sordipuhtus, et peast neid protsenti mäleta, aga et see oleks tagatud. Siis sealt edasi, kui see seeme on puhastatud, partiid, Eestis siis seemneproovipartii teraviljal me räägime 30 tonnist ja kuidas sa siis hoiustad selle, kui ta veel ei ole puhtimisse läinud ja sa tahad võtta seemneproove, et kõige soovitam on siis ta kottidesse panna, vastavalt sellele pakendada ja võttagi vastavalt nõuetele siis proovid.
aga mõelge läbi, et kui palju ruumi selleks vaja on ja kus te siis neid kotte nagu hoiate või on teil vastavad. Meil on olemas, puhastus läheb punkritesse, meil on olemas vastava suurusega punkrid ja see on nagu hea võimalus, et see punkris hoiustamine tegelikult võimaldab mul ruumi kokku hoida, kuni ta siis läheb pakendamisele ja puhtimisele. Järgmine investeering, mida mina vajan, on automaatproovivõtmise seade, et see on asi, mis või oskus või kuidas öelda tunnistus, mis me omame, ongi, et proovivõtja tunnistus on meil endal olemas. Et seda te peate ka otsustama, et nii nagu eespool mainitud, et kas te soovite seda hakata ise tegema või ostate teenuse sisse. Kui mõelda meie ettevõttesse, me räägime selline 20+ partiid aastas, siis ja miinimum, mida siis seemneproovivõtja peab läbi tegema, on 10 partiid. Rahaline kokkuhoid kindlasti on, kui teil keegi teeb seda järgmiseks, on väga hea, kui saab ka automaatse proovivõtmise seade, mis nagu ajaliselt säästab ka minu tööaega. Kes teil on valmis sellega tegelema, kas te saate sellega ise tegeleda või te vajate inimest selle või siis teenus sisse osta. Et see on ka see oluline etapp, mis on vaja läbi teha. Jälgida seemnete puhkeaeg. Räägin omast kogemustest. Seemned vajavad seda külmaperioodi või puhkeaega. On aastaid, kui oleme soovinud nagu varakult alustada sertifitseerimisega sügisel juba siin oktoobris, novembris. Seemnetel ei ole idanevust. Kõik muud on väga head näitajad, aga idanevust ei ole. Paari kuu pärast samadelt partiidelt teete idanevuse proovi, on olemas idanevust. See on see, millest ma räägin, et lihtsalt nad vajavad seda puhkeaega, seda külmaperioodi. Aga siit edasi oluline, kuidas siis puhtida see seeme, et muidugi, kui te teete, et ei puhi seda seemet, aga nagu ma eelpool mainisin ja näitasin, et tegelikult see puhtimine on üks soodsamaid taimekaitse viise või haigustele viise ja oluline on see kvaliteetne puhtimine. Jälle siit edasi, kus ladustada puhitud seeme. Et kui teil on neid masinaid, neid nõudeid on erinevaid, kuidas nagu teha seda puhtimine, aga puhitud seeme ei tohi teil olla sööda või söögiviljaga koos, et see peab olema täiesti eraldi ruumis ladustatavad. Kui te teete seda endale, isegi siis te peate leidma selle koha, kus te ladustate. Kui te teete kellegi teisele, kas te suudate hoida või ladustada seda vilja või siis kuhu see pärast läheb seemnevili. Et see on nagu siis oluline selgeks teha ja kuidas teha see võimalikult efektiivseks meeste jaoks, kui võimalikult kiireks siis ja kuidas samamoodi, et kuidas toimub puhastamine, et see on nüüd meil 2 aastat töös olnud puhtimisviis, et nagu näha saab kottidest lasta vilja nii-öelda vastuvõttu, käib läbi puhtimismasina ja kuidas siis toimub see puhtasse kotti laskmine pärast. Samamoodi tegelikult siia samma võib ka lasta nii-öelda kärust, aga kuna nad on kottides, siis lastakse neid kottidest. Siis võimalus on kasutada puhtimisteenust, aga see on võib-olla kokkuleppel selle ettevõttega, see on ka oluline, et seesama, kui te võtate selle teenuse sisse, et kuidas tagatakse puhtus ja kvaliteet siis selle teenuse kasutamisel. Ja tean ka, et käiakse koha peal, meie kandis on täiesti mobiilselt käiakse koha peal ka puhtimas, et neid võimalusi on. Siis räägin selle koha pealt, kordan üle võib-olla need asjad, mis on valesti läinud. See õpiaeg on nüüd kestnud 9 hooaega nagu seemnekasvatust. On aastaid, kui agrotehnoloogia alahindamine toimunud ja veel ka hiljuti, et
kui eelkultuur muutub nagu umbrohuks põllule, et tehtud sai kõre koorimine, tehtud sai glüfosaadid ja ka nii-öelda see kõre koorimine oli veel mitu korda, ja ikkagi ta jääb umbrohuks järgmisele kultuurile, et selline randaalimine ja kõre koorimine ei ole, mina ei ole suutnud põldu nii puhtaks teha. Siis sordi mittetundmine, et näiteks see varase otsa teema, mida ma rääkisin, et see on nagu teema, et mida siis võiks teada ja taimekaitseplaanidel mõelge sellele, et see umbrohutõrje oleks kvaliteetne ja see haigustõrje oleks kindlasti piisavalt vastavalt kultuurile, et varastel otradel siis võib-olla teha ühe pritsimisega, teha korralik, hilistel jagatud pritsimisega, nisu puhul, suvinisu puhul, vähikutõrje, talinisu puhul, ma arvan, et siin peaks ka mõtlema, et oleneb, mis see ilm on, samuti vähikutõrjele. Kindlasti on erinevalt peaks lähenema varastele sortidele ja hilistele sortidele. Siis tuulekaer. Ennem alustamist meil on tulnud siin järjest uusi põlde ja kuni senini on ikkagi, et põllud üldjuhul on puhtad, aga on mingi postide ümbrused, ümberkeeramise kohad, põllu ääred, need kohad, kus vesi koguneb, on sellised, kus on ikkagi tuulekaer. See tähendab, et teraviljal hetkel oleme ikkagi sellises kohas, et 100% teeme tuulekaeratõrjet. Võib-olla nüüd saab juba 9 aastat on seemnekasvatust täis, saame hakata tegema valikud, et mingit hetkel, aga seemnepõld on see, et pigem ikkagi teha. Teeme ka seal, kus tegelikult meie andmetel tuulekaera ei esine, aga teeme. Õigeaegne koristus, et nisude puhul siis on see talinisu või suvinisu, see risk, peas kasvama minemise risk. Samamoodi ka odral, varased odrad ja odrad üldse, see pea murdumine, kõik sellised teemad tulevad sisse, et kui on ebasobivad tingimused liiga niiska aasta, et kõik ka oder võib minna peas kasvama ja haigus tekitada, kõik sellised teemad, et pange siis paika ka see koristuskonveier, et see aken oleks seal olemas, hernes ka proovitud, lihtsalt sa ei saa seda enam kätte, sealt ei tule seemet, sealt ei tule seemne kvaliteeti, et kui jääda liiga hiljaks. Seemneproovid, siis ära kiiresti proovidega see puhkeaeg, ja isegi kui sa tellid selle teenuse sisse, et lihtsalt võtage. Ma tean seda, et PMK kasutab seda võimalust, et kui see seemneproov on võetud, lihtsalt võetakse siis kordusidanevusproov, et kui ta ei läinud algselt läbi, et lasete siis tal mingi aeg puhata. Samas on siis taimekaitse herbitsiidinormid ja ka ajastamine, et ärge kiirustage, et liiga vara või liiga hilja. Et seemnepõllud on kindlasti siis, kui on rohkem põlde ja te teate, et on probleem ajastamisel, et võite hiljaks jääda, siis tehke need seemnepõllud esimesena, et ma võin nagu oma kogemusest rääkida, kuna suviodra osakaal on meil üks suurimaid, siis põhimõtteliselt toimub seal kõik need pritseringid nagu enam-vähem järjest, et toimub see herbitsiidid ära. Siis paari päeva pärast, kuna see kasvukiirus on nii meeletu, toimub juba kasvu reguleerimine ja see on nagu asi, mille pealt ka siis ärge kokku hoidke, et need põllud peavad püsti jääma. Ja sealt kolmas asi on tuulekaer, et need ringid toimuvad ja enne ma ei liigu ühegi teise kultuuri peale, kui need 3 asja on tehtud, et need oleks õigeaegselt tehtud. Siis ma rõhutaks uuesti üle see külvikord, et toongi oma näite täiesti enda pealt läbi elatud, et külvikorras oli iseenesest kultuurid nagu
tundusid, et see mõttekus on väga okei. Mõttekus tava tootmise mõttes oligi hea, aga seemne tootmise mõttes ei ole kindlasti sobilik, isegi kui sul on üksikud põllud seal, et talinisule paned järgmiseks suvinisu. Esiteks, jah, nad on ühe kultuuri erinevad vormid, aga ikkagi see põld ei lähe tunnustamiselt läbi, isegi kui seda ei leidu, sellepärast et nõuded on täitmata. Teiseks, siin tuleb sisse ka haiguste teema. Ütleme sama nisu puhul eriti, kui sa panete nisule järgnema, juurhaigused ja asjad tulevad sisse, et seemne põllu puhul on see eriti oluline tegelikult, et see eelvili oleks pigem soosiv ja seda tervet taimikut nagu kasvatab. Siis ma tõin siia, ma ei tea, kas pärast neid slaide ka jagatakse, ma tõin siia lihtsalt kokkuvõtvalt, et kust nagu leida neid informatsiooni seadusandluse poole pealt, et ongi, mille kohaselt siis me toimetama peame. On hästi kummaline, et see infoks seemne tootjale põldtunnustamise nõuete kohta, seda materjali on nagu väga raske, kui sa ei tea, mida otsida, siis selleni nagu kuidagi ei jõua. Aga seal on just väga ilusti välja toodud kõik nõuded, et kuidas alustada, millistel kategooriatel, millised nõuded on, me räägime siin see ajaline järjestus, probleemsed umbrohud, siis me räägime seemnepõldude äärte niitmisest, kõik sellised teemad nagu. Praktikuna, mida peame teadma, meie töö siis toimub Maaeluministeeriumi kliendiportaalis. Ja seal on siis esiteks kevadel siis, nüüd on kuupäevad muudetud, muidu oli 15. maiks, nüüd on teravilja puhul 31. maiks peavad olema siis antud üles seemnete sertifitseerimiseks põldtunnustamise andmed. Sinna te märgite, mis põllumassiivil te seemet kasvatada, te märgite, millisest partiist te paljundate, seemnepartii nime, numbri, sordi, mis kategooria, sellised asjad, kes on ka sordi esindaja Eestis. Kõik sellised teemad te märgite sinna üles ja sealt saate te valida siis, kes tuleb teil põldtunnustamist tegema suvel. Mis on nagu oluline teada, kui see sort, mida paljundate, tuleb siis välismaalt, et tuleb saata ka siis proov Viljandisse, aga eks kui te alustate sellega, siis kindlasti seda nagu korjatakse üle, ja kuidas seda võtta, seda proovi, et samamoodi seemne proovi võtmise tingimused ja kes seda teeb. Siis järgmiseks asjaks on, kui see põldtunnustaja, kas te teete seda ise või on teie põldudel ära käinud, samas põldtunnustamise all on näha siis kõik protokollid, kas põld läks läbi ja see on siis ettevalmistus lõikuseks. Ja kui lõikuse ajal, siis on oluline, et te suudate tagada selle sordi puhtuse kuni selle ladustamiseni. Ja siit samast portaalist siis toimub ka seemnete sertifitseerimine ja proovi võtmine, etikettide taotlus või siis juhul, kui on toimunud mingi muudatus, siis ka ümberpakendamine, et kõik asjad toimuvad siis Maaeluministeeriumi kliendiportaalis. Seemnekasvatusega tegevusload. Ma arvan, et kui eks siin ametnikud võivad ka parandada, et mis on nagu tegevusload, ongi põldtunnustaja, on tegevusloaga, et seemneproovi võtja, kes on siis läbinud vastava koolituse ja saanud tunnistuse, pakendamine. Antud ettevõttes siis peab olema taotletud tegevusluba selle teenuse või selle tegevuse tegemiseks. Siis seadusandlus, seal eelnevalt oli siis infomaterjal, aga seadusandlus, mille kohaselt me siis toimetame, on siin eraldi välja toodud,
et kindlasti tutvuda ka sellega ja sellega peakski tutvuma täiesti eelnevalt, ennem kui need külvid tehtud on, ja sellest nagu ei pääse, eks see on see raamistik, milles me töötame. Aga siis ma rõhutaks selle üle, et tehti selgeks see probleem, see tuumrohud, et kuidas nendega on, siis kas te suudate tagada ristsaastamise vältimise nii külvi korras kui agrotehnoloogiaga, et millised tehnoloogiliselt ka millised vahendid teil olemas on, kui teil atka näiteks ei ole, siis kuidas te seda teete, kas see on ka võimalik ju külvi korraga lahendada, et eelviljaks on kas raps, ütleme mitte teravili, siis see täiesti mõelge läbi see teekond lõikusest kuni pakendamiseni, kas te suudate tagada puhtuse, siis milliseid investeeringuid on vaja teha ja kas sa soovid seda teha, aga miks alustada? Ma arvan selle, et on nagu ikkagi rõhutaks, et see on üks väärindamise võimalus, et saada hektarilt rohkem kasu, siis väga lihtne moodus on tegelikult võimalik viis sertifitseeritud seemne nõuete täitmiseks KSM kohustuse võtjatele, et see 15%, mis on, et sellega on võimalik seda teha, aga see võit, mis tegelikult tuleb, on see kvaliteetse seemne kasutamine oma põlludel. Et kui te hakkate seda tegema, siis tegelikult te hakkate ka täitma üldjuhul neid nõudeid kogu oma ettevõttesse nagu juurdub sisse, et see ei toimu niimoodi, et me ühega teeme ja teistega ei tee. Kõik see puhastamised ja asjad hakkavad toimuma juba sellel teekonnal, et see on nagu see asi, et kindlasti ta on väljakutse. Vaadake, kui on olemas, kui teil on juba kõik masinad või selles suhtes eeldused olemas, et seda teha, siis võiks seda proovida. Ma ei rääkinud üldse ja ma arvan, ma ei ole ka õige inimene rääkima, et kus siis saada seda seemnet. On siis sordi kaitse all olevad seemned, kellel on sordi esindajad ja need ülejäänud, mida on võimalik siis paljundada Jõgeva lehel, te kindlasti leiate ka neid, mida on siis võimalik Eestis paljundada oma põldudelt ja